Oled sa mõelnud, miks mõned mehed saavad kala ja teised mitte? Kalastuskeskus teab. Külasta Kalastuskeskuse poodi Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja Mustvees või vaata kalastuskeskus.ee. Meile meeldib käia sellistes kohtades, kus on müra, masinad töötavad ja nii edasi. Tegelikult siin Jõesuus võib öelda küll, et see on mõnes mõttes meie kodusadam. Siin on lahke pererahvas, kes alati vastu võtab ilusti ja kalakohti on siin oi kui palju. Jõesuu on kalamehe sõbralik turismitalu Võrtsjärve kaldal, Suure Emajõe lättes. Siin on kõik, mis on ühes toredas turismitalus ja lisaks pisut enamgi. Meie kalamehed peavad Jõesuud oma kodusadamaks ja Suurt Emajõge oma kodujõeks, kuid ka kõigile teistele ütleb Jõesuu tere tulemast. Inventuur. Vaata, vahepeal tekib siuke tunne, et kõik on otsas. Et midagi enam ei ole. Sest asjad on nii sassi, siis kui sa hakkad nagu koristama seda vaatama, siis tuleb välja, et sul on nagu selliseid asju, millest sa pole und ka näinud. Ma olen Emajõe peal jumal tea, mis rakendusi näinud. Aga tegelikult koha ja augipüügiks tsigitamisel kõige parem tross on selline. See on Wolframist. Ta on hästi peenike, mis tähendab seda, et ta vajub väga kiirelt läbi. Ehk et ei ole nagu suurt takistustel. Pluss ta laseb ilusti landil mängida ja on tegelikult üsna vastupidav. Ainus asi, mis tal juhtub, on see, et nad kipuvad nagu krussi minema, kui nad põhja kinni jäävad. Aga selle vastu on 2 ravimit, uus tross või saab ka niimoodi, et ajate Jacksiga kuumaks ja siis tõmbate uuesti sirgu. See on arstiabikotike. Siin on kõikvõimalikest prügiviisist, kõikvõimalik lant ja see on see, et kui sa näed, et midagi ei tööta kuskil ja sa enam midagi ei oska teha, siis tuleb see kotike võtta. Vee peal olles vajab kalamees ruumi. Tihtipeale ka kalagiidi tööd tegevatel meestel on selleks mugava erilahendusega paat. Sissejuhatus see keskkonsool, et nüüd kui ringi niimoodi seilad, siis ei pane tähele, aga tegelikult kui on mitu meest paadis, siis kogu aeg käiakse siit kaelt poolt ringi ja see teeb asja palju mugavamaks kui see, et sul on 2 konsooli, mille vahelt siis peaks sõeluma. Ehk et sul on paadis sisuliselt 360 kraadi püügiruumi ja kui sellised suured kalad tulevad, mida mina olen harjunud saama, siis sa pead saama käima tiiru ümber paadi. Et see on nagu tore asi. Teiseks kõik istmed on täiesti alla klapitavad. Ehk et see kõige tähtsam, mis iga nagu kalapüügi juures on just see, et ruumi oleks, et sul oleks kogu see kola ees ja nii edasi, siis tegelikult siia on seda ruumi võimalik kõvasti tekitada. Martin ronis sinna taha. Taga on super mugav seista ja lanti loopida. Et siin ongi see, et tegelikult annab siit mingi 4 kesti rahulikult püüda, nii et keegi üksteist ei segaks. Kurk on võttud eba. Jah, ma vaatasin ka, jube sügaval. Isegi tross paistab välja. See oli nagu lendkala. Kaameramees mahub koovitara, isegi 2 mahub ära. On aeg teele asuda. Suur Emajõgi on ainus täies pikkuses laevatatav jõgi meie kaunil kodumaal. See 100-kilomeetrine suurteos ei jäta ka kalameest pead kunagi kuivale, mis plaanid on siis tänaseks seatud. No Martin, mis plaani teeme? Ilus hommik ja nüüd võiks kala ka püüda natuke. Lähme leotama konna. Arvad, et konnaga tuleb praegult või? Ma arvan, et kupuvahid on kõik kohal. See on lihtsalt siuke fun püük minu meelest, need paugud käivad ja augud on peest välja. See vall tuleb järgi, seda on sealt vaadata. Kuule, aga proovime ühe klassikalise kohaauguga ära, see kohe tee peale. 5 viset lutiga lihtsalt. Ma näitan sulle, kuidas koha püütakse. Mul oligi seda vaja. Kuuldes sõnu kohaaugu peale paar viset, oskab teadjam kalasaate tegija juba ette ennustada, et konnapüügini see päev ei jõuta. Kui kohaaugud, siis kohaaugud. Pealegi on Jõesuu peremees Jaanus kalameestele valmis pannud pärastlõunase maiuspala. Koha. Supikoha. Sa teed kõikidest asjadest suppi või?
jah. Nüüd mõõdus koha. Sellise koha võib juba ära võtta. Siit on nüüd isegi midagi süüa võimalik teha. Ma arvan, et see mõte sellest kohast ei ole üldse halb. Minu meelest üks ilusamaid kalasid. No, ma võtsin ühe minikoha, ma tahtsin näidata, et Emajões on väikest koha ka, et ei ole ainult suured. No see on päris püsik. Martin teeb muidugi sellistest ka suppi. Aga siukest koha on tegelikult hästi palju alati jääs. Aga nendega ei ole veel midagi teha, pead kosuma minema. Saarkalameest, räägi. Mõtlesin, tundub nagu koha moodi või on kinnitsen ja pakk. Isegi aru ei tea, mis tal otsas on. Hüved siuksega kala koos pannud. Mingi asi on otsas, aga ma arvan, kala ja mingi soti vist on pakkunud. See on suur kala. Ei sõida üldse. Mina küll üldse kala. Ongi. Augilott. Eesti otsas või? Ei ole. Isegi ei ole väga suur. Jälle jube kurgus. Ei ole 2 kilogi. Ta ei põhja kinni kuhugi arv. No 2 on ta ära. No 2 on ära jah tegelikult. Siin karbis on mul kollakad ja rohekad toonid. Siin karbis on oranžid toonid. Kuskil on üks karp veel näiteks. No võt, siin on jällegi seegused toonid. Tundub, et kala täna jões liigub. Viimane kala veel nii-öelda supiks ja siis tuleb nina keerata kodu poole. Tegelikult on see, et minu kalapüügi põhjus nagu ei ole sart ega mitte midagi muud. Meeletu viha kalade vastu. Siuke kala. Ma isegi ei tea, mis kala see on, aga ilus täpiline on küll teine. Ja täna on kõik. Paneb sügavale kurku kohe ja jubeda matsuga. Nüüd peab kähku jõudma jõesuusse, et valmis panna pärastlõunaseks nooda vedamiseks, kuid alati on Iksa tee peal ees. No ma ei tea, mul on seal 4-5 saanud ka. Nii? Koti peal oli praegu. Palju on pakkunud? Ma olen sama mingi 5-6 kilo. Ma ostsin kõik ära viimased. Aga muidu on niisugune tavaline valge veikkummilutt ja siis on selgrooeks värid. Originaal on see mingisugune Ateemi oma, väike. Aga seda pole kuskilt saada. Siis ma võtsin näed. Ta on kujult väike, aga pole saada. Ju ma tegin ise ta. Ja tööd. No, ma võin huvi pärast veel kinni. Võin käigu välja. Huvi pärast võin kogu ära kaaluda. Siin on 3 augi, ülejäänud on ahvenad. No, augid, keskmine kaal pluss miinus. Ütleme kilo, 3 augi, 3 kilo võib maha võtta. Siis ülejäänud on ahvenad. Ta on konstantselt 29 ees kogu aeg selle kaalul loeta. Ja näidata. Nii. Ta programmeeritud kõrida. Aha. Taatamine käis praegu. Taadeldud ka Piigari poolt. 7,3. No, 3 kilo maha, 4 kilo ahvenat. See on mingi paari tunniga. Aga kõige lemmikum on see, et mida vaja kindlasti juurde tellida näitama. See on meie lemmik kõigi. Seda praegust ei ole saada. On see. Ja. Ma ostsin need kõik viimased ära. Kohale ka, jah. Kohale on suurem variant ja muidugi kõik need ülejäänud. Need. Ja siis see lumivalge. Siis ma tegin kõigil on tekkinud kastid, siis see filmist võtti nagu putra teised. Originaalvalge on selline. Ja nüüd ma tegin siis ise selle peale ja... Siin või seal kaanudest edasi, kui me teieni jõudnud. Kas ta on? See, mis ma räägin, aga ma ei räägi alati lõppu. Või ma käisin seal, aga ei saanud midagi teha. Läksin teise koha peal. See oli põltsu peal või pedja peal lõpuks? Ma ei mäleta. Võtsin talle ka ja kui ta nüüd välja tuleb, viimane kord on mu klaasil. Tuli esimest korda, sai asiku. Homme tuleb, hakkab meie käest sigipäid ja asja kõik ostma. Muidu käib oma selle Black Landiga vaatama millega stormi või mis asi see on see.
Minu plettlant ei tahtnud seal keegi. Mitte keegi? Selle kõige suurem augi? Jah, seal, kus tema sai 2 augi oma selle väiksega, mina oma plettlanti loopsin, mida keegi ei tahtnud. Tugev lööd mats seal taga. Samas aug seal oli ja plekk. Seal, kus sa rääkisid. Seal käisid. Ma vaatan, Igoril lööb Jarko sündroom välja. Vaadna, meil oodatakse kodus. Eero, kell on 6, me pidime sadamas olema. Ei ole tähtis mitte see, kui palju kala tal oli. Ikkagi tähtsam on see suhtumine. Vaata, kui õnnelik ta oli. Ja sellepärast käiaksegi kalal. Et inimene nii õnnelik oleks. Ja see on äge. See on äge. Jahe ja pilvine pärastlõuna on Jõesuu paadisilla juurde toonud kokku suure hulga kalamehi. Jõenoot on laiali laotatud ja võrgunõelal lastakse usinalt käia. Purgats oli nõukaajal oli see käsitöökoondis Uku liige. Ja siis ta natuke isegi oli mures, et Uku vajus laiali, et mis nüüd edasi saab. Aga näed, nüüd me leidsimegi rakenduse talle. Tal on isegi rinna peal tätoveering, Uku on kirjutatud. All on KK, käsitöökoondis. Ta seal oli ikka staar selles mõttes, et enamjaolt olid ju naiste rahvad kõik ja siis ta käis seal käsitöökoondise suvepäevadel naisi keerutamas ja see oli siuke rõõmus aeg. Ma olen fotosid näinud sellest ajast. Käsitöökoondise poolt parandatud noot lapatakse aluse peale kokku ja asetatakse aerupaadi põhja. Miks aga läheb nooda tõmbamisel tarvis aerupaati, selgub õige pea. Tuleb nullkala või tuleb tonnkala. Rohkem varianti ei ole. Või tervist! Annan teile ühe paadi. Mis siis sündima hakkab? Paneme nüüd on nagu see paadi järelhaagist tuleb. Paneme väikse paadi sappa. Väike paat on püügivarustust täis. Aeg on teele asuda. Jõesuu turismitalu omab õigust tõmmata Suurel Emajõel jõenoota. Seda saab teha sügisel madala veetaseme juures. Tõmbamiseks läheb vaja minimaalselt 5 meest. Meid on õnneks rohkem. Vaatame, kas ka mõne kalatoova tõmbe kaamerapilti saame. Meistri hõu peab mõru olema. Siia või? Jääb. Oota rahu, me läheme sinna. Point on selles, et siin on nagu mingid kohad, kus saab tõmmata ja kus ei saa tõmmata. Ja eelnevalt on oluline see, et siin nagu ronte põhjas ole. Siuksed loogikad on kõik taga. Et kui sul mingi ront sisse läheb, siis on tõmme metsas jälle. Ega see ongi see, et mõtled, et võtad suure koti ja kala ei ole. Aga kuidas siis tegelikult lood on? Lubage esitleda, see on noot ehk niinimetatud kurnpüünis. Noot koosneb veoköitest, tiibadest ja nooda pärast. Püügi põhimõte seisneb veekogu osa ümberpiiramises ja sealt kala kättesaamises püünise kokkuvedamisega. Tähelepanu, valmis olla, start! Hetkel on isegi raske otsustada, kellel on täita kõige raskem roll siin püügil. Aga kergema osas pole kahtlust. Ühesõnaga panin mehed nagu tööle. Natukene aeglaselt teevad, aga muidu on enam-vähem, ma vaatan kõrval. Jutuga molli ei saa kohe Priit. Davai mehed, läheb. Jan, mis mehed sul on kokku siia aetud? Üks mees ütleb, et õlga pole. Käib täiskoh. Oota! Näe, esimene koha on. Ja hüljes, vaata, võrgust hüljes ronib välja. Hüljes ronib. Ilus koha. Vaatame, mis saab koos on. Ilus koha, jah. See on juba eelmise korraga terve päevaga võrdes on juba võit. Mingi koha oli kuskil veel või? Ei olnud üks selline. Nagu ütleb vanarahva tarkus, mis see uuesti. Võtavad lahti, lapavad ära, pakivad kokku ja panen poisid uuesti tõmbama. Et mis siin ikka? Arvan, et täna teeme üks paarkümmend matsu panevad, ega nad rohkem väga vastu ei pea.
aga no saab näha. Vaikselt kaob Jaanuse aerupaat jõekäänu taha. Et sealt varsti peaaegu, et boosteri kiirusega taas välja söösta. Sügaval. Oota, toogu maha. Rahulikult, ärme teemegi natuke rahulikult. Lõpuks aetakse ka Priit tööle. See tõmme ei saa jääda kalata. Tööle pandi. Ei saa praegu aru. Midagi rasket on jah kuidagi. Nüüd on kas mingi känd või on kõvasti kala. Päris raskelt. Vaat nüüd on õige, tuleb sinna välja. Väga ärme enam võtta. Ära tõmba nii üles. Võtta tõmba alt mina üles. Tõmba. Tule välja poole, ära roni sügavale. Välja Tom. Nii, nüüd ma said võet põlvili. Oota, me lappume seda siis. Jah. Oota, ära tõmbast. Ilus latikas on jah? Ilus latikas on sees. Vaatame, äkki on veel isegi siis. Rahu, stopp. Rahulikult. Jah. Vaikselt. Üle milline üles. Nii, korras käes. Mitu tõuget on? Üle tõmmake. Ja alt ei saagi enam tõmmata, kõik. Vaat, ilus tõuges. Latikaid. Tõugjas on Eestis teadupärast kaitsealune kala. Selle kala püük on keelatud kõikides veekogudes. 2 tõuget. 3-4 kilos. Ilus. 3-kilone latikas ka. See on sul kombeks Priitu niimoodi, et sa tavaliselt alati ju näitad. Minule tõuges väga maitseb. Väga. Konks on sabas alati. Ja siis lased niimoodi. Nii pange kinnis, tõmbad tagasi. Laseme tagasi need. Näed, läkski nina või. Kunstlik vingu. Nii kui Meier ütles, et hakkab huuli ligi panema, vaata kala läks. Kart. Siin oli ka üks suur läks. Vähemalt saab suitsuahju tööle panna. Oligi juba mure. Need 2 tõugjat läksid oma teed, kuid see tõmme on toonud meile suitsuahjutäie ilusaid latikaid. Aeros, mis kala on? Turb. On seinas või? Ma arvan, et see on seinas. See on turb. Punased ullud. Kus on kapten? Väike seina. Kapten, turb või seinas? Taga uime, punased. Nõgus. Nõgus, mitte nõgus, vaid kas turb või seinas? Seinas. Näita kala, mitte ära käsi. Ma arvestan seinas. Seinas muidu. Seinas, jah. Latikas on ilus, näe, siin saab suitsu panna ja see on juba isegi korralik täitsa ilusa küüruga. Peipsist peaks tulema latikas sisse praegu juba. On see sügisene kuderänne. Targad mehed räägivad, et latikas rändab 24 tunniga 100 kilomeetrit, nii et paneb Peipsist Võrtsu ühe ööpäevaga. Et tegelikult ma ei kujuta ette, kui see praegu see ränne peaks siit tulema ja siis sa tõmbad talle selle nooda ette niimoodi risti tee peale, et siis võib vabalt sul mingit tonni sisse joosta. No, vanarahvas räägib, et lätlased panidki latika järgi enda rahale nime ju, Latt. See on latikas tulnud. Jah, see on latikast. Eestis mõtlesid, et vissad väge. Et ilus kala ja meil on ilus raha ja paneme Latt nimeks. Siit kandi vennad. Ja no ikas, ma ei tea, mida ikas läti keeles tähendab, aga... Siit kandi vennad käisid peol ju ka nii, panid lipsuks endale selle. Ja
Ei alguses lätlased maksid sellega, see oli raha. Neil oli kusjuures külgenahast hästi suured rahakotid. Lõid lahti niimoodi latika seljad paissid, slappasid neid. 5-kilone või 6-kilone, oleneb, mis palju sellest said. Õll oli, üks siuke latikas. Otsas ei ole püügiaeg, küll aga on otsas meie saateaeg. Lõpetuseks jääb vaid öelda. See mõnus füüsiline mats on tegelikult. See on see, et see pigem ei ole kalapüük, see on siuke ühistegevus. Pigem on siuke sõbrad tulevad välja ja teevad midagi koos. Ajavad juttu ja pärast suitsu kala veel. Siin võib-olla isegi ei peagi kalamees olema, et seda teha, see on teistmoodi põnev tegevus. Oled sa mõelnud, miks mõned mehed saavad kala ja teised mitte? Kalastuskeskus teab. Külasta Kalastuskeskuse poode Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja Mustvees või vaata kalastuskeskus.ee.